Tere, mina olen siis Marju ja mina olen Luvi looja. Ja kõigepealt üks väike video. Ehk et sellele nimeks vist võiks öelda, et tegijatel ikka juhtub. Ja nagu ka eelkõneleja, et ka selline esinemine ei ole ka minu jaoks sihuke tavapärane roll ja üldsegi, kui ma räägin millestki, siis ma tavaliselt pigem räägin toodetest, nahahooldusest, aktiivainetest ja sellisest, aga täna ma siis räägin märksa isiklikuma taustaloo Luuvist ja võib-olla ka pani mind ennast korraks seda ettevõtet natukene kõrvalt vaatama. Ja Luuv on siis tegelikult pereettevõte, et minu roll Luuvis on siis selline visioon ja toodete idee, aga tegelikult olen ma seal ka raamatupidaja, personalijuht ja üldse korraldan sellist igapäevast tööd. Ja minu abikaasa Jüri on siis turundustaustaga, tema eelnev karjäär oligi turunduses, aga tema on siis pidanud selgeks õppima kõik masinatest, mis tootmises on vaja, tema peab minema linna ja jooksma, tooma selle väikese mutri, kui on vaja. Ja lisaks on ta juba iseloomult hästi vajalik meile, sest tema on selline kiirreageerija, alati kui midagi juhtub, ükskõik mis valdkond see ei ole, siis tema on see, kes suudab selle ära lahendada. Aga üldiselt taustalt on niimoodi, et mina ise töötasin pearaamatupidajana 10 aastat ja hariduselt ka, et ma õppisingi TTÜ-s ettevõtlust ja magistris finantsarvestust, aga tegelikult päevasele õppele lisaks käisin ma õhtuõppes ja õppisin kosmeetikuks ja need on 2 täiesti erinevat maailma, aga need on mõlemad minu maailmad, mis ma olen siin suutnud siis ühendada. Ja siis, kui ma sain esimese lapse, siis see ongi see hetk tihti naistel, kus nad tulevad sellest rattast korraks välja ja ma tundsin, et ma tahaksin muutust. Ja mul puudus igasugune eelnev kaubanduslik taust, aga ma tegin kosmeetikapoe Solaris keskusesse. Poe nimi oli Pillerkaar. Ja sealt ma siis sattusingi sinna ilumaailma juba täie jalaga. Mul tekkisid hästi kiiresti oma ideed oma toodetele, et mis võiks teha teistmoodi või mis on puudu või midagi sellist. Ja üsna pea tegelikult sündis meil juba teine laps. Ja pärast teise lapse sündi siis oligi niimoodi, et kuna Jüri oli mind juba vaikselt poega aidanud, aga ta ikkagi käis ju veel päevatööl, siis tema jäi nagu teise lapsega lapsehoolduspuhkusele ja sellest hetkest peale me siis mõlemad oleme 100% ettevõtjad, et me niinimetatud palgatööle siis tagasi ei ole läinudki. Ja teine laps siis juba sündis selle kõige keskel ja kasvas seal. Ja siis, kuna Luuv nagu hakkas ilusti kasvama, võttis meilt aina rohkem aega ja see valdkond niivõrd huvitas, siis me tegelikult müüsime siis maha ka Pillerkaare kaupluse juba. Ja siis tänaseks on Luuv siis juba 8-aastane. Meie kõik tooted on siin kohapeal välja arendatud, meil on esimesest päevast tööl ka keemik tegelikult ja me oleme kõik tooted siin kohapeal tootnud. Et meil on üsna lai tootevalik, meie nagu võib-olla signatuurtooted algusest peale olid isepruunistajad üleüldiselt, mis on ka väga eriline. 1,5 aastat tagasi me andsime välja näosarja ja võib-olla tänast müüki veavad just need näotooted. Aga algusest peale oli meil täiesti selge, et me ei taha olla köögikosmeetika, käsitöökosmeetika, et me ei taha lihtsalt õlisid müüa, et tooted on keerukamad, funktsionaalsed, aktiivainetega ja samamoodi ka siis tootmisega, et kui meil alguses olid nagu sellised lihtsad seadmed,
vastavalt meie suurusele siis ka see on kasvanud päris kõvasti ja täna me oleme siis juba täitsa tehase moodi tehas, et meie masinad on juba korralikud ja samamoodi, et me reageerime hästi kiiresti müügimahtudele ka selles osas, et kui midagi on meile kitsaskohaks või on vaja nüüd nagu suuremaid masinaid või sellist, siis me alati kohe muudame, sest et võimalikult vähe sellist manuaalset tööd tegelikult teha. Ja õppetunnid siis. Et nagu ma ütlesin, et siis mul oli algusest peale mingid kindlad tootevisioonid, need olid väga uuenduslikud ja nii, aga tegelikult selgus, et ega inimesed ei ole väga vastuvõtlikud sellele uuele, et nad vajavad selleks harjumist, sa pead seda neile mitmeid kordi enne näitama, et kuidas see kõik on. Ja teine, mis võib-olla oli hästi suur nagu selline, et jah, mul oligi tore toode ja väga hea toode, aga tegelikult kosmeetika ei ole toote müümine, see on täiesti emotsiooni müümine. Ehk et sa pead kogu aeg seda lugu jutustama, sul peab kogu aeg see bränding sinna kaasa käima, et see toode iseenesest ei tee mitte midagi. Ja siis meie esimesed suuremad õppetunnid sellega olidki, et me püüdsime siis saada eksporditurgudele. Loomulikult kosmeetika on tohutu konkurentsitihe turg. Me konkureerime ju kõikide maailma brändidega tegelikult ja need ostujuhid seal, nad on ju väga kogenud silmaga. Ja siis me saimegi oma esimesed paugud kätte, eks ju. Väga hea kriitika kohe oligi see, et teie toode ja toote välimus, toote hind ja toote välimus ei vasta üksteisele. Ehk et te näete välja natuke niuke odav supermarketi toode, aga te küsite keskmisest kõrgemat hinnaklassi. Ja me saime täieliku ei sealt ja igasugust ei ja see oli see on nagu keegi sinu oma last kritiseerib, eks ju. Ja ütleme nii, et sealt läks siis ka see teema lahti, tänaseks 8 aasta jooksul meil on vist olnud 5 erinevat välimust ja seda ka müügil kõik tooted niimoodi, et see on siuke päris keeruline teekond olnud, see on kindlasti olnud üks kulukamaid teekondasid rahaliselt, ehk et me oleme reaalselt liiga palju raha sellele kõige kulutanud, et oma disaini leida ja nii. Ka kõige paremates Eesti disainiagentuurides püüdsime seda teha. Lõpuks me leidsime oma inimese, kellega koos me siis oma disaini välja töötasime, see on nüüd paar aastat olnud ja sealt ilmselt tuli meie nägu väga hästi välja, kuidagi see vist sobitus meiega, et nüüd me oleme tegelikult vastupidi natuke saanud sinna eksporti, eks ju, juba jala vahel igale poole ja oleme saanud nagu nii positiivset tagasisidet, et teie tooted näevad nii ilusad välja, on nii kvaliteetsed ja pigem võib-olla oleme natuke kuulnud seda, et see hinna ja kvaliteedi suhe on juba nii hea, et siuke tunne, et kas peame natuke hinda tõstma. Aga paradoksaalne selle juures ju tegelikult on see, et näiteks need samad isepruunistajad, mis on meie signatuurtooted olnud algusest peale, toodet kui sellist sees, me oleme minimaalselt muutnud, me ei olegi praktiliselt. Ehk et see, kuidas inimesed näevad seda toodet on muutnud, võib-olla ka see, et loomulikult me oleme veebis ilusad, meie nagu siuke blogid on ilusad, kõik see toetab seda, aga jah, see oli siukene paras õppetund meile. Et ega siis bränding ongi nagu see, et sa pead hästi teadma, kuhu sa ennast positsioneerid, oma valikud, mis trendidega sa kaasa lähed, millega ei lähe. Ja täna ma siis ütlekski, et meie jaoks väga tähtis on see, et me oleme leidnud selle täielikult oma niši, ehk et meil on tooted, mis on hästi innovaatilised, tulevikku vaatavad, me kasutame aktiivaineid nagu eksosoomid, meil on neurokosmeetika, peptiidid, tüvirakud, bakuchiol, kõik asjad. Aga teisest küljest me siis tegime siukse väga tugeva valiku, see on mul järgmisel pildil näidatud, et me tahtsime tooted sertifitseerida Ecocert kosmossertifikaadiga ja see on maailma kõige rangem kosmeetikale kehtiv ökosertifikaat. See oli minu eesmärk algusest peale tegelikult, see on väga keeruline saada seda, aga täna on juba mitu aastat olnud see meil.
Ja see annab mulle jälle kord selle, et kui ma lähen sinna eksporditurule selle ostujuhi juurde ja mina olen tema jaoks täitsa tundmatu, siis see märgis on nii rahvusvaheliselt tuntud ja niivõrd range, et see on see esimene aste tema jaoks, et usaldusväärsust luua. Minul ei ole tegemist rohepesutootega, vaid mul on päriselt puhas loodustoode ja sealt edasi ma siis juba nagu saan rõhuda sellele, et aga mul ei ole mingi lihtsalt baastoode, vaid mul on päriselt aktiivaineid täistoode ja päriselt toimiv. Ehk et hästi tähtis ongi teada enda seda tugevusi ja seda niši. Ja siis siin ja praegu. Ehk et kosmeetika kui selline üldiselt liigub aina rohkem nagu sihukese personaliseerituse poole, et enam ei arvata, et kõik tooted sobivad kõigile. Ja siin on siis, nagu ma ütlesin, me oleme väga uuendusmeelsed, aga teisest küljest ei tohi minna kaasa nende kõikide trendidega. Ja meie nagu olemegi hästi suunatud just väiksele regioonile tegelikult, me oleme suunatud sellele põhjamaisele kliimale, meil on külm, meil on keskküte, meil on tuul, samas meil on sihuke õhuke, hele euroopiinne nahk, teistsugused juuksed, et me olemegi suunatud ainult selle regiooni inimestele tegelikult nagu. Ja see on jällegi kord sihukene kindel nišš ja positsioneerimine. Ja täna me siis tegeleme väga aktiivselt just ekspordi osakaalu kasvatamisega. Kuna ma ütlesin, me oleme juba 8 aastat tegutsenud ja me oleme tegelikult stabiilne ettevõte, siis meil seda aega ja võimalust on. Aga me ei ole nii võimekad, et läheks ja lööks kuskil jalaga ukse lahti, et nüüd siin me oleme ja vallutame terve turu. Ehk et me oleme küll ekspordi osas ka teinud palju plaane, aga tegelikult on see kõik ikkagi läinud natuke nii, et on tekkinud mingi võimalus, me haarame sellest kinni, on tekkinud inimene, kes vaimustub meie toodetest ja sealt see kõik hargnebki iseenesest. Ja täna siis ongi nii, et meil on nagu tugevamad turud on nii, et alles viimastel kuudel me saime Soomes päris mitmete edasimüüjate juurde, ehk et meil on päris lai ja erinev haare seal nüüd. Ja täna siis on meie eesmärk seda müüki seal kasvatada, stabiliseerida, et sinna tõeliselt fookust panna. Ja teine on ka väga huvitav, see algaski kõik algs ühest inimesest peale, kus me oleme kanda kinnitanud, on Leedu turg. Ja ka Leedu turus meil on tänaseks mingi üle 10 erineva edasimüüja, mõni suurem, mõni väiksem, eks ju, aga juba täiesti toimiv ja ma seal näen kõige rohkem seda, et kui juba keegi teine on näinud, et nemad juba müüvad seda brändi, et äkki peaks ka ikka võtma, et tundub päris äge, et seal ma näen juba sellist vahvat efekti tegelikult. Ja kui me siis vaatame, et mis see homne päev võiks tuua, et siin ma nagu ütleksin seda, et viimastel aastatel on ju meil olnud meeletult palju kriise ja see on meid kõiki mõjutanud ja korraks võtan vett. Et kui me enne nagu võib-olla mõtlesime kõik sihukene 5 aastat ette, siis täna ju tegelikult ei ole mõtet, et sihuke 1-2 aastat ette maksimum planeerimist, see ongi see loogika. Ja COVID kindlasti muutis hästi palju inimeste käitumist, ostukäitumist ja üldse infokäitumist. Ja see on meie jaoks olnud suur võit tegelikult, sellepärast, et me oleme väike bränd, aga me säramegi just veebis. Just veebis ma saangi talle nagu edasi anda oma väärtuseid, oma põhimõtteid, rääkida siit-sealt ja kui ta on vähegi tulnud juba meie nagu info välja, siis me tegelikult ju paneme talle sabad taha ja siis ta ongi meie info väljas, selles mõttes, et kogu meie turundustegevus on tegelikult ikkagi digiturundus, et sinna me panustame palju ja see on ka väga loogiline nagu. Ja nende kriiside osas võib-olla veel üks ongi see, et meil tegelikult vaatab nurga taga või juba on põhimõtteliselt kohal järgmine kriis, aga siin mina nagu isiklikult olen ka alati hästi nagu heitlik, et ma lõpuks ei vaata uudiseid, ma ei vaata midagi ja lihtsam on minna ja ajada kogu aeg seda oma rada lihtsalt ja natuke kõrvad kinni panna vahepeal. Et võib-olla selle kõige kogemuse ja selle kokkuvõtte osas ma nagu ütleksingi seda,
et on mõned need elemendid, ehk esimene on see, et sul peab olema mega usk iseenda tootesse, sa ikkagi täiesti südamest pead aru saama, mida sa teed ja miks sa teed nagu. Teine on see, et hästi kindlalt teada, et see positsioneerimine, me ka ei ürita minna ja vallutada kõike, vaid meil on kindel väike nišš tegelikult, kuhu me ju läheme kogu aeg. Ja kolmas, mis on kõige tähtsam, megalt tuleb tööd teha lihtsalt iga päev ja kogu aeg. Et minu poolt enam-vähem ongi kõik. Siia ma panin oma kontaktid, võite mulle helistada, kirjutada, võite jälgida Luuvi sotsiaalmeedias, võite jälgida mind sotsiaalmeedias. Lisaks sellele on meil hetkel väga põnev aeg ja Jüri praegu tegelebki üldsegi kolimisega, et me järgmine nädal kolime uutesse ruumidesse, mis on üle 2 korra suuremad kui meil täna. Ja seal on järgmine minu unistuse täitumine, ehk et seal me teeme siis sellise tehase, mis on nagu hästi avatud, mis tähendab seda, et võib tulla tuuridele, teeme töötubasid, on kosmeetikukabinet, et just näidata seda telgitagust ja niisugust huvitavat maailma selles osas. Ja see on siit ainult, ma ei tea, mõnisada meeter või kilomeeter siit, et Hundipea tänaval, et varsti oleme valmis ja te kõik olete väga-väga sinna külla oodatud. Et minu poolt siis aitäh! Ja, aitäh! Sul tuli väga hästi välja, natuke pabistasid enne, kuidas sul läks, et aga kui sa ikkagi räägid asjast, mis on sulle südamelähedane ja sa iga päev tegeled sellega, siis see tuleb tegelikult, ma arvan, väga loomulikult. Saladuskatte siis tunnistan ka, et mina ka Luuvi tooteid tegelikult kasutan. Et just sellepärast, et nad on oma kodust tulevad tooted ja just need kehavahud on mu lemmikud, need on hästi mõnusad naha peal, aga nagu ma näen, siis teil on palju uusi tooteid, ma pole jälle tükk aega vaadanud, nii et ma peaks vaatama, mis siis uut pakkuda on. Nii, aga mõned küsimused ka, meil on ilusti aega. Selline huvitav küsimus on, et kõik õppetunnid, millest sa rääkisid, tundusid justkui sellised nagu turunduslikud õppetunnid. Et kas see tuleb sellest, et turundus teeb sinu abikaasa ja kui jah, siis kas oled pidanud taga välja õpetama? Tegelikult neid õppetunde on meil absoluutselt igast valdkonnast. Meil on mingi väikse asja tõttu partii läinud hukka. Me tegelikult üks partii läks lihtsalt ühe koostisaine tõttu ja need olid juba kõik villitud ja niiviisi kreemid, neil ei olnud mitte midagi häda, aga me ei saa lasta müügile, siis me andsime üldsegi naiste turvakeskusele need, et mitte raisku lasta. Neid fopaasid meil on ikka igast otsast tegelikult. Selle kaudu see õppimine ja areng, ma arvan, ju toimubki kõige rohkem, et kui kõik läks algusest peale hästi, siis oleks kogu aeg siuke tunne, et ei peagi pingutama, et kõik on korras. Minu täielik uskumus on see, et kui sa ei tee, ei juhtu ka midagi. Kui sa teed, siis alati juhtub midagi. Jah, see on õige, ma usun ka sellesse. Siis turunduse kohta veel küsimust, et kas digiturundust te teete ise või te kasutate väliseid partnereid ja kui palju ressurssi teil sinna läheb? Meil on nii, et meil on täisajaga turundusinimene endal tööl, aga me kasutamegi sotsiaalmeediahaldurit täiesti täislahendusena ja me kasutame siis seda, kuidas see õige väljendus on, et see, kes seadistab sulle kõik need erinevad metad ja adsid ja kõik asjad, et ikka kasutame. Meil on väike tiim koha peal, et me kasutame küll erinevaid teenuseid. Väga hea. Ja võib-olla siis küsiks seda ka, tahaks mina teada, et kui sa nüüd peaksid nullist alustama uuesti selle brändiga kõikide nende tänaste teadmiste ja kogemustega, mis sul siis täna on, siis mida võib-olla just selle brändi tutvustamisel ja müügi kasvatamisel teeksid teisiti? Võib-olla nii nagu esimene esineja Rait ütles, et kohe algusest peale enda näoga, inimliku vaatega, et mina ka väga häbenesin rääkida, täna ma olen rohkem sellega harjunud, juhtub ka nagu esimesest videost nägime, et jah, inimestele meeldib see lugu seal taga, nad tahavad seda teada, nad tahavad näha seda päris inimest, et kindlasti rohkem sellele rõhku panna. Ja ma arvan, see ja pluss siis nagu soovitused ka, et vaata, kui sa oled juba kellelegi teadvusesse jõudnud ja siis keegi soovitab. Täpselt nii, et sealt edasi, jah. Okei, siis ma küsiks veel, et millal te saite aru, et see brändi kasvatamine ja müügi kasvatamine peavad nagu käsikäes käima ja kas mõnel
tarkvaral on selles ka mingi roll olnud, et kasutate mingeid erinevaid süsteeme ka, et kas see on kuidagi aidanud või see tegelikult ei ole mõjutanud seda olukorda üldse? Ei, no mina olen väga digitaliseerimise usku, et me kasutamegi väga palju just tarkvaralahendusi ka täna, et meil on ikkagi Books integreeritud kõigega nagu, mis on võimalik oma veebipoega otse laoseisud, meil on kogu tootmine on Booksis nagu täiesti algusest lõpuni, me oleme käeteta ja jaluta on ju muidu ilma. Et pigem mina ütleksin niimoodi, et võib-olla kui me paar aastat tagasi oli see, me nagu ikka võrdleme, et kui palju sul on see halduskoormus ja kui palju sa sellest võidad, siis võib-olla alguses see andmete sisestamine oli isegi natuke liiga palju, aga täna me oleme täiesti punktis, kus see tasus ära ja ma võin öelda, et kui me kasvame täna ka ütleme 2 või 3 korda, siis me veel ikka võidame ainult sellest, et me peame ainult natukene juurde kogu aeg panema, ma tegelikult olengi selline, ma etapi kaupa natuke panen jälle ja küsin mingeid asju ja niiviisi, et kuidas teha, et vastupidi, et kuna võib-olla ka eelmine oli raamatupidaja taust ja seal ma pidin ka päris palju just tegelema selliste asjadega, siis siin ka ma võtsin selle kohe kaasa ja ütlesin kõigile, ei, me ei hakka mingid Excelid tegema kuskil, et... No see on väga, kas praegu on nagu mingisugune süke järgmine pudelikael ka, mida siis tarkvaraabiga lahendada või? Mul on väga kaua jäänud endal paar sükest raamatupidamise asja reaalselt tegemata, kuna ma ütlesin, ma teen raamatupidamist ise nagu, eks ju seal, siis mul on see peab käima niimoodi, et see peab kõrvalt ruttu tehtud olema ja siis ma olen võimalikult üritanud ja praegu mul ongi paar asja, mis ma ise pean paremini seadistama. Pigem on, ma isegi ütleks täna meil Booksis niiviisi seadistatud paremini kogu see lao, tootmise, müügi, kõik need protsessid, aga kui me nüüd olime uude kohta, siis me tahtsime veel mõne funktsioonid juurde ka ikkagi võtta nagu just komplekteerimisel ja niimoodi. No, väga tore. Ja ma ütleks, et kui sa ütled, et aega pole olnud, siis täna saate klapid pähe panna ja kuulata ka teistel lavadel, et kus seda aega siis juurde saab, sest me ju lubame jah, et saate rohkem aega kogu aeg juurde. Nii, kuna meil on natuke aega, ma küsiks ühe küsimuse siis veel, et kas ja kuidas on AI aidanud brändi paremini tutvustada, kui on? Ja meie võtsime AI kohe kasutusele, nii kui see Eestis lahti läks tegelikult järgmisel päeval ja kohe me võtsime chatist tasulise versiooni. Täna me olemegi natuke hädas sellega, et igaüks üritab, iga keskkond, et kui sa tahad Google'is toimetada, et Gemini oleks sul see ja kui seal on siis Copilot, siis on need teised asjad. Meie suurim eesmärk ongi see, et mitte lihtsalt seal promptida või midagi niiviisi, et meil päriselt nagu on kogu info sinna pandudki, et ta juba ise teab, et kas ta täna töötab mulle turunduse osas või täna ta töötab mulle hoopis muus osas. Ja meie väga suur eesmärk, millega me see aasta tegelemegi, ongi hästi tugev integratsioon erinevate nende osade vahel, et täpselt, et sa saadki sealt WooCommerce'ist ehk veebipoest saad sinna Google Editori sisse, Google Editoris käib juba AI ise korrigeerimas neid asju ja niiviisi, et meil on hästi palju need programmid välja vaadatud, kõik mõned me oleme juba saanud, mõned me alles üritame, et jah, veel kord, me oleme väga seda tüüpi, et meil on see väike tiim ja me oleme nagu üliefektiivsed ja sellised. See on väga hea, sest tihtipeale ma just kuulengi nagu seda, et isegi kui juht võib-olla siis tahab, et mingeid uuendusi kasutusele võetakse, siis need muutused on rasked, aga väikse tiimiga siis võib-olla on lihtsam. Meil on väga sellised inimesed ja veel kord isegi mul, ma ütlen, turundustüdruk, et ta ju ka, ega AI teeb sulle ju need pisikesed programmeerimisjupid ja kõik ära, sest et ma ise ka ei saa aru, mida ma teen, aga ma saan aru, et see asi paranes siin ära nagu, et sai korda nagu. Vähemalt on tulemus, et see on nagu põhiline. Tulemusest peab ikka aru saama. Just. Hästi, aga rohkem küsimusi ei ole, nii et suur aitäh sulle jagamast oma kogemust. Aitäh, aplaus palun. Aitäh.